aga katsume siis minna edasi ja vaadata suurt alternatiivi ehk tihedusfunktsionaalide teooriat. Nõnda, DFT siis, nagu seda enamasti lühendina, see, mida me seni rääkisime, oli see wave function theory, lainefunktsioonil põhinev teooria ja nüüd siis DFT. Põhineb tema 60ndatel aastatel tõestatud teoreemidel, Hohenberg-Kohni teoreemid. Kohn muuseas sai kusagil sajandivahetuse paiku Nobeli preemia koos siis selle Popliga, kes oli Gaussiani programmi algataja. Et see loeti siis aastakümneid hiljem väga oluliseks tulemuseks. Ja esimene teoreem, 2 tükki neid üldse seal ongi, ütleb seda, et meil ei ole vaja lainefunktsiooni. Väga fundamentaalne väide, et tegelikult meil on vaja elektrontihedust ehk seda teada, kui tõenäoline on leida elektroni. Mis tahes elektroni, eks meil on palju elektrone molekulis. Kui tõenäoline on leida elektroni mis tahes siis kohas, või antud kohas, mis tahes elektroni antud kohas, see on see elektrontihedus rho. Ja kui me teame, milline on elektrontihedus, siis me saame öelda, mis seda elektrontihedust on põhjustanud. Ja siin on selline natukene veider mõiste nagu väline potentsiaal. Väline on kõik, mis ei ole elektronid, kaasa arvatud tuumad. Et ehk siis, kui me teame elektrontihedust, siis me saame öelda, kus on tuumad. Mis ju iseenesest ei olegi nii imelik, sest tõepoolest on see maksimumid. Ja võib olla muidugi mis tahes muu väline potentsiaal. See ei pruugi olla üldse tuumadest tingitud. See teoreem on täiesti üldine, mis iganes elektronpilve kohta, mis tahes süsteemis. Ja see pöörab mingis mõttes kogu selle maailma pea peale. Et ta väidab seda, et lainefunktsiooni on võimalik tuletada elektrontihedusest, mitte vastupidi. Seni me oleme kogu aeg käsitlenud nii, et meil on antud lainefunktsioon ja siis me saame sealt arvutada välja, kui tihe on meie elektronpilv. Siis esimene Hohenbergi ja Kohni teoreem väidab, et ka vastupidine on võimalik. Elektrontihedusest saab tuletada lainefunktsiooni ja see ongi selles mõttes väga oluline siis väide või see tulemus, et me võime ehitada kogu oma kvantkeemia mitte lainefunktsiooni peale, vaid elektrontiheduse peale. Et veel kord, vaadates neid lühendeid, nüüd saad aru, miks see on wave function theory. Kirjutame siis siia ka juurde, eks ju. Et see on siis density functional theory. Paneme tähele, üks on funktsioon, teine on funktsionaal. Kohe ma räägin sellest erisusest pikemalt. Nii, selleks tuleb meil siis defineerida ära, mis asi on funktsionaal. Funktsionaal, ta võib olla teatud funktsioon, ta võib olla operaator, ta võib olla mingi muu matemaatiline konstruktsioon. Igal juhul see on selline asjandus siis, mis võtab sisse parameetrina funktsiooni ja sõltuvalt sellest, mis funktsioon talle ette antakse, annab välja arvu. Piltlikult ühes ütleme siinus, tema ütleb 3. Ütleme koosiinus, tema ütleb 8, ütleme logaritm, tema ütleb, ma ei tea, 2,4. Et nii-öelda sisse läheb funktsioon ja välja tuleb iga kord arv. Ja tegelikult me oleme päris palju funktsionaali juba näinud, aga me ei ole neid niimoodi nimetanud. Siin mõned aastad tagasi üks tudeng tõi väga hea näite, võib-olla alustamiseks. Määratud integraal 0-1. Kui meil on ühe muutuja funktsioonid, x-i funktsioonid, siis me võime integreerida seda funktsiooni 0-1, saame mingi arvu. Sinusfunktsiooniga saame mingisuguse arvu, logaritmiga saame mingisuguse arvu,
ruutjuurde saame mingisuguse arvu ja nii edasi. See on hea näide sellisest lihtsast funktsionaalist. Paneme siia sisse erinevaid funktsioone, saame erinevad arvud. Ja sellega on matemaatikud pikalt tegelenud, see ei ole matemaatikas midagi uut, juba ma ei tea, mis ajast funktsionaalanalüüs alguse sai, aga on siis terve selle matemaatika haru olemas, funktsionaalanalüüs, mis siis sellega tegeleb. Võib-olla veel natukene neid mõisteid ju selgemaks. Funktsioon teeb meid arvust arvu põhimõtteliselt, eks? Ja operaator teeb funktsioonist funktsiooni. Et kui sellised püüda neid asju klassifitseerida, eks ju, funktsioon teeb arvust arvu või mitmest arvust ühe arvu või ka mitu arvu, aga ikkagi ta opereerib ainult arvudega ja operaatorid üldiselt siis opereerivad funktsioonidega, võtab sisse funktsiooni, annab välja funktsiooni, siis funktsionaal võtab sisse funktsiooni, annab välja arvu. Mis võtaks sisse arvu ja välja funktsiooni, mu korraga pähe ei tule. Ma arvan, et see on kindlasti ka olemas. Aga ma ei tea, mis selle nimi on. Nii. Selline asi on siis funktsionaal ja miks meil see nüüd oluline on meie energia. Tuleme selle slaidi ülemise osa juurde nüüd. Meie energia on meie elektrontiheduse funktsionaal. Me võime elektrontihedust kirjeldada mingi funktsioonina ruumis. Võib-olla selle matemaatiline kuju on väga suur ja keeruline, aga põhimõtteliselt see on koordinaatide funktsioon. Anname sisse koordinaadid, saame teada, milline on elektrontihedus selles kohas. Ja kui me nüüd anname sisse erinevaid elektrontihedusi oma funktsionaalile, siis me saame erinevaid energiaid. Eks, me võime ette kujutada, meil on mingi niisugune kihvt funktsionaal, et me anname ta sisse veemolekuli elektrontiheduse ja ta annab meile välja arvu, veemolekuli energia. Anname talle sisse metaanimolekuli elektrontiheduse, ta annab meile välja metaanimolekuli energia ja nii edasi. Ja esimesel etapis see on väga lihtne, me jagame selle kineetilise energia funktsionaaliks, siis tuumadega vastastikmõju funktsionaaliks ja elektronide omavahelise tõukumise funktsionaaliks. Need on meie 3 energialiiki siin sellises lihtsas mudelis, seda on igasugu spin-orbitaal ja relatiivsus ja muud need kõrvale. Ja me saame selliselt jagada ära oma kogu energia siis 3 funktsionaali vahel. Nõnda. Veel üks funktsionaal, mida me oleme varem kohanud, oli variatsiooni integraal. Ma ei hakka praegu seda 12. peatükki välja otsima, aga põhimõtteliselt sinna me panime sisse proovilaine funktsiooni variatsiooni meetodil ja saime kätte sellele vastava energia. See oli ka üks integraal. Nüüd, enne kui me edasi seda asja harutame, meil on siis teine Hohenberg-Kohni teoreem. Ja see ütleb seda, et täpselt samuti nagu me võisime variatsiooni meetodis proovida proovilaine funktsioone. Ja mida madalama energia me saime, seda parema proovilaine funktsiooni me olime suutnud kokku panna. Siis siin sõna printsiip tiheduse jaoks me võime võtta mingi proovitiheduse ehk siis mingisuguse funktsiooni ruumis, mis kirjeldab meie elektrontihedust, see on siis vektori R ehk asukoha vektori funktsioon. Ja kui meil on see funktsionaal teada, mis oli eelmises slaidis ära toodud, me saame mingisuguse proovitihedusele vastava energia ja see on alati kõrgem tõelisest või sellega võrdne siis tõelisest põhioleku energiast ehk mida madalama energia me saame, seda parema tiheduse me suutsime välja mõelda. Põhimõtteliselt see võimaldab meil teha midagi otsest Hartree-Focki protseduuriga või mis iganes, eks ju, et me proovime erinevaid siis mitte laine funktsioone, vaid elektrontihedusi. Võime need kokku panna kas või mingist baasifunktsioonidest näiteks ja sobitada sinna jällegi koefitsiente ja leida siis sellise tiheduse, mis annab meile kõige madalama energia ja öelda, et see on meie siis ilmselt kõige parem lähendus, mida me suutsime selle elektrontihedusele välja mõelda.
Nõnda, ja nüüd me jõuame selle teooria suurima probleemi juurde. Me ei tea kogu nende funktsionaali. See E-dot ei ole teada. Tükke me teame elektronide ja tuumadega vastastikmõju osa, ehk siis oli meil U siin selles eelmises. See on ainukene neist kolmest siis energiatükist, mis on funktsionaalina teada. Elektronide vastastikmõju tuumaga, see on ära tuletatud, aga ei kineetilist energiat ega elektronide omavahelise tõukumise energiat nende funktsionaalide matemaatilist kuju pole suudetud tuletada. Ja need teoreemid ei anna ka mingeid juhiseid, kuidas moodi need võiksid välja näha, need funktsionaalid. Miks siis üldse seda suunda aetakse? Aetakse seda sellepärast, et meie elektrontihedus on 3 muutuja funktsioon. Antud ruumipunktis on elektrontihedusel mingi kindel väärtus. Anname 3 koordinaati sisse ja saame ühe arvu välja, kui tihe elektron piisavas kohas on. Lainefunktsioon seevastu on 3n muutuja funktsioon, sest meil on iga elektron eraldi käsitletud. Meil on igal elektronil oma koordinaadid ja nendest siis me püüame kokku panna kõigepealt lainefunktsiooni ja põhimõtteliselt sealt võime arvutada elektrontiheduse. Ehk me võiksime siitpoolt vaadates kriitiliselt öelda, et meil on liiga palju muutujaid. Et me tegeleme ülearuse informatsiooniga, me püüame töötada välja lainefunktsiooni, sellel kui meil tegelikult piisab ainult elektrontihedusest. Et ilmselt selle DFT poolt vaadates lainefunktsiooni teooria on ülearu keeruline, sest et ta opereerib mittevajalike abimuutujatega. Ja kuidas sellega tegelikult on, kohe näeme. Nii, sellisel kujul otseselt tihedusfunktsionaalide arvutusi tänapäeval ei tehta. Seda on üritatud, need tarkvarad on kohati vist isegi olemas, aga praktikas tehakse järgmine samm, mida siis nimetatakse Kohn-Shami teooriaks. Ja seesama Kohn, tundub, et tõenäoliselt Hohenberg temaga vist rohkem väga koostööd ei teinud, igal juhul juba aasta hiljem oli Kohnil uus kaastöötaja Sham ja nemad siis suutsid tuletada molekuli elektroonse energia valemi. See on see 24.4 siin. Püüame teda natukene lahata. Vaatame, mis meil siin on. Kõigepealt näete, nablaruut on meil järjekordne kineetilise energia operaator, täpselt samamoodi nagu lainefunktsiooni teoorias. Siis on meil, alfad on meil tuumajärjenumbrid või indeksid, on meil siis alfandama tuuma vastastikmõju mingisuguse elektroni, esimese elektroni siis näiteks tihedusega. Ja siis on meil elektrontiheduste tõukumine. Näete, siin ei ole mitte siis 2 elektroni, mis omavahel tõukuvad, vaid on 2 elektroni pilved nii-öelda ära integreerituna, see peab veel integraali märgi alla. Ja see on jagatud siis vahekaugusega, elektronide vahekaugusega, nii nagu siin on meil tuuma ja elektroni. Ja siis on siin veel üks tükk, EXC. Ilmselt väga tagasihoidlik tükikene, aga tegelikult väga oluline. Nimelt see siis sisaldab 2 liiget, mis meil ka juba Hartree-Focki teoorias esinesid. Üks on siis vahetusliige. Mäletate, meil oli niisugune veider liige, mis nägi välja nagu tuumade tõukumine, aga elektronid olid 2 tükki omavahel ära vahetatud. Olid valede orbitaalide peal. See tulenes siis spinnist, determinandist ja kõigest sellest. Meil oli siis selline vahetusliige, millel ei ole klassikalise füüsika analoogi. Ja kogu see, millest me rääkisime tänasel loengu esimese poole, ehk siis korrelatsiooni energia. Ja need on peetud ära ühte järjekordse funktsionaali.
Ehk siis need 3 esimest liiget opereerivad mitte lainefunktsiooni, vaid elektrontihedusega, aga muidu vastavad meie tuntud asjadele. Meil on kineetiline energia, meil on tuumaga tõmbumine ja meil on elektronide tõukumine. Need siis on võimalik põhimõtteliselt välja arvutada, aga meil jääb sisse selline õnnetu liige nagu vahetus- ja korrelatsiooni energia siis funktsionaal sõltuvana elektrontihedusest. Ja meil on siis orbitaalid, mida me ei nimeta nüüd mitte enam Hartree-Focky orbitaalideks, vaid Kohn-Shami orbitaalideks. Ja nende leidmise protseduur on põhimõtteliselt sama, mis Hartree-Focky oma. See on siis selles mõttes väga oluline, et me saame kasutada ära olemasoleva Hartree-Focky programmi. Need esimesed põhimõtteliselt 3 liiget selles valemis saab enam-vähem üksüheselt üle tõsta Hartree-Focky algoritmist, võib-olla mingite väikeste nüansi muutustega. Ja kogu meie selle süsteemi keerukus peietakse ära EXC-sse ehk vahetuskorrelatsiooni energiasse, selle matemaatilisse kujusse. Ja kuna nüüd siin ülejäänud valemis ühtegi funktsionaali enam ei esine, siis selle pika lohiseva nime vahetuskorrelatsiooni funktsionaal, inglise keeles exchange correlation functional asemel kiputakse ütlema lihtsalt funktsionaal, sest see on meie ainuke funktsionaal, mis siia teooriasse sisse on jäänud pärast ülejäänud osade teistmoodi välja kirjutamist. Mis see meile andis kõik? See andis meile selle, et me saame kasutada mõnevõrra modifitseeritud Hartree-Focky programme. Ehk kogu see suur töö, mis oli ära tehtud juba 60-ndate lõpus, 70-ndateks aastaks Hartree-Focky alal, kaasa arvatud kõiksuguse integraalide arvutamised Hartree-Focky jaoks ja nii edasi, sellest sai väga suuri tükke nii-öelda üle tõsta. Eks sama Gaussiani programm, eks ju, ta arvutab meil DFT arvutusi sama sujuvalt nii-öelda kui Hartree-Focky omi. Kasutatakse üldiselt samu baasikomplekte, samu orbitaale ja need siis omakorda nüüd on natuke uues rollis, nimelt nende põhjal leitakse kõigepealt või töö käigus kohe elektrontihedus ja pannakse siis sisse nendesse valemitesse. Muideks on ka numbrilised DFT meetodid, kus siis arvutatakse elektrontihedust otseselt, kus üldse mingeid orbitaale ei ole, aga need ei ole lõppkokkuvõttes efektiivsemad, nad ei ole kui populaarseks saanud. Nii et meil on jutumärkis ainult üks probleem, me ei tea vahetuskorrelatsiooni funktsionaali kuju. Ja see on paraku väga tõsine probleem ja vaatame, kuidas siis sellele on püütud läheneda läbi viimase mingi juba vist ligi 50 aasta. Võib-olla veel praktikast seda, et see arvutus nii-öelda väliselt on väga sarnane Hartree-Focky arvutusele. Te vist juba tegite ühe isegi, ma ei mäleta, kas ma teil juba andsin ühe, aga põhimõtteliselt ta on samasugune nii-öelda üheetapiline, tehakse iteratsiooni meetodil siis alglähendist lähtuvalt, tehakse siis iteratsioonid, ainult et siis need arvutusvalemid, mida seal tee peal kasutatakse, on kohati natukene või rohkem kui natukene erinevad. Et mingit eraldi etappi korrelatsiooni energia arvutuseks ei ole, selles mõttes on ta palju mugavam kasutada. Vaatame siis seda ka võib-olla natukene ajaloolises järjestuses, milliseid tiheduskorrelatsiooni funktsionaale või tegelikult siin on veel seda teooriat ka erineval kujul, väga palju kohdab ka mõistet vahetuskorrelatsiooni potentsiaal, mis teatav nagu energialiige, et kuidasmoodi neid siis on läbi aegade käsitletud. Kõigepealt on meil siis lokaalse tiheduse lähendus LDA, mida muideks siiamaani näiteks tahkekeha füüsikas edukalt kasutatakse. Ja see põhineb just nimelt tahkest kehast pärineva homogeense elektrongaasi mudelil. Kui me mõtleme mingit metalli näiteks, siis metalli ju kirjeldatakse selliselt, et meil on tuumad,
koos võib-olla sisekihtide elektronidega ja nende vahel on siis rohkem või vähem ühtlaselt jagunenud siis selline ühtlane elektronpilv, tänu millele metall suudab elektrivoolu juhtida. Et seda kirjeldatakse tihti niisuguse mudeliga nagu elektrongaas. Elektronid siis jagunevad selles metallitükis kuidagimoodi ära. Ja kui me kujutame ette, et see tuumalaeng selle asemel, et ta oleks tuumadesse kontsentreerunud, eksisteeriks mingi ühtlase taustalaenguna, niisugust süsteemi tegelikult ei ole, aga võime seda matemaatiliselt kirjeldada. Ja siis me saamegi homogeense elektrongaasi. Meil on lihtsalt elektronid täiesti ühesuguse tihedusega üle kogu meie ruumi osa. Ja sellisel juhul on meil väga sellised suhteliselt kompaktsed lahendid, mis on tuntud sellise nende autorite järgi siis Vosko, Wilk ja Nusairi funktsionaalina, mis töötavad sellise ideaalse elektrongaasi puhul väga täpselt. Seal ei olekski midagi enamat tarvis ja ainukene häda on see, et meie molekulis on kõike muidu homogeenne elektrongaas. Et nagu ma ütlesin, tahkekeha arvutuste kasutatakse LDA-d kohati siiamaani, sellepärast et rohkem või vähem hea lähendus on kristallis olevale elektronpilvele, kui sisekihtide elektronid kuidagi teistmoodi kirjeldada, eriti kasutas pseudopotentsiaali ja muid huvitavaid nippe. Aga molekulide jaoks LDA on liiga ebatäpne. Nii, et siis väljaspool molekuli meil langeb elektrontihedus kiiresti ja on veel siin ka spinni lisandumisega variant sellest olemas, local spin density approximation, mida jällegi tahkest kasutatakse, aga ei ole kuulnud, et molekulide puhul tast väga suurt abi oleks. Aga peab tunnistama, et praktiliselt kõik muud funktsionaalid on selle LDA mingis mõttes edasiarendused, et kusagil seal sügaval sees istub ikkagi sama homogeenne elektrongaas, mida siis püütakse erineval viisil siis nii-öelda väänata molekuli kujule sarnasemaks ja molekulis esinevatele tihedustele. Nüüd ajalooliselt võib-olla järgmine oli X-alfa meetod kusagil juba circa 50-40 aasta eest, kus siis leiti üks lihtsam matemaatilise kujuga lähendus samale vahetuskorrelatsiooni energiale, mida sai numbriliselt lahendada. Ja see oli siis molekulide jaoks esimene kasutuskõlbulik lähendamine, aga paraku selle täpsus jäi ikkagi soovitule alla. Et oli niisugune lühike tähelend mingi umbes 10 aastat, kus seda päris palju kasutati. Aga ma nägin X-alfaga artiklit, mulle vist saati retsenseerida mingist ajakirjast alles paari aasta eest. Ta nagu päris nagu kadunud ei ole. Väga suurte süsteemide puhul tal ilmselt on mingid eelised, ta on väga kiire arvutada. Aga ei ole siis rohkem teda nagu eriti kohanud viimasel ajal. Nüüd kõik vähegi asjalikud funktsionaalid, mis tänapäeval kasutusel on, võtavad arvesse seda, et elektrontihedus ei ole ühtlane, võtavad arvesse tema gradiendi. Ehk siis selle, kuidas elektrontihedus muutub, et need siis kõik mahuvad sellise nimetuse alla, mis algselt oli ka omaette mudel. Algselt see GGA tuligi välja kui LDA-st järgmine etapp edasi siis funktsionaal, aga praeguseks ajaks see on siis terve sellise suure mudelite perekonna nimetuses, kuigi ilmselt see esimene on ka selle nimetusega võib-olla kitsamalt tuntud. Nüüd üks asi, mida on hakatud umbes sellest ajast ehk juba päris pikka aega tegema, et tuuakse eraldi välja vahetusfunktsionaal ja korrelatsioonifunktsionaal. Enamasti need saab eraldada teineteisest ära, et ei ole tarvis neid omavahel matemaatiliselt siduda. On kaks eraldi võrrandi tükki ja neile saab eraldi nimed panna ja neid saab eraldi isegi kombineerida erinevaid vahetusfunktsionaale erinevate korrelatsioonifunktsionaalidega.
Ja siin tuleb meil sisse selline teadlane nagu Becke. Ja muuseas väga paljude, see on just seda lühendite kraami hästi palju. Väga paljude funktsionaalide korral lihtsalt autorite nimede järgi neid nimetataksegi. Et näiteks siis Becke selline esimene funktsionaal, millega ta välja tuli, ongi tema nimega tuntud ja pikemast lühendides B-täht seda tähistab. Korrelatsioonifunktsionaalidest kusagilt ka sealt eelmise sajandi lõpueelt selline autorite kolmik nagu Le, Young ja Parr töötasid välja korrelatsioonifunktsionaali, mida pikem hääldatakse LYP ja lühemalt LYP. Siin on mul veel mõned ära toodud ja selleks, et saada siis terviklikku arvutusmeetodit, meil on vaja mõlemat. Me saame niisuguse meetodi nagu B-LYP, mis siis on Becke siis vahetusfunktsionaal ja Le, Young, Parri korrelatsioonifunktsionaal. Või siin on meil BP86 meetod, mida me kasutame siin oma grupis tänapäevani, siis see on Becke-Perdue. No tihti hääldatakse ka nimed välja, kui teatakse, siis Becke-Perdue 86 või BP86 mõlemad kasutatakse. Muide, kui te tahate, siis minu mäletamist mööda on ka need valemid ilmunud Wikipedias viimastel aastatel. Ma ei ole neid valemeid siin ära dubleerinud, aga kui te tahate mõnda funktsionaali näha nii-öelda, et mina see ennast valemi poolest kujutab, mul täna on aeg kõvasti peale, et ma ei hakka praegu Wikipedias neid otsima, aga kui tahate. Ma arvan, et mõned neist olid seal omad olemas ja kusagil ma olen näinud igatahes täiesti ka niimoodi, et ei pea teaduse artiklit lahti võtma selleks, et neid funktsionaale võrrandina ka leida. Nii, aga järgmine etapp arengus olid siis hübriidfunktsionaalid, kus tuuakse ringiga uuesti sisse siis Hartree-Focky vahetusliige. See on siis väga nii-öelda siiski realistlik tükk energiast, vahetuse energia ja seda püüda siluda ära mingisuguse muu valemiga tegelikult ei ole väga praktiline. Et täpsema tulemuse saame, kui me Hartree-Focky vahetuse energiat siiski arvestame, nii nagu see meetod teda sisaldab. Ja lisaks kasutatakse siis tüüpiliselt kahte erinevat muud vahetusliiget, ühte lokaalset ja ühte gradiendist sõltuvat ja nende lineaarkombinatsioone. Ja siit omakorda ilmselt kõige populaarsem on Becke poolt ka välja töötatud nimetatud Becke kolmeparameetriline lahendus ehk B-free. Ja siit omakorda funktsionaal, mille nimi, kui üldse mingi nimi teile peaks meelde jääma sellest õppeainetis, on see B-free LYP või B3 LYP Eesti päraselt. See on, ütleme, võib-olla juba oli, kui suhteliselt viimase ajani vaieldamatult kõige populaarsem funktsionaal üldse, mida kasutati. Kusjuures see Becke kasutas ainult paarikümmend suhteliselt väikest molekuli, et sobitada oma 3 parameetrit sinna sellesse valemisse. Ja ta ei näinud ka vaeva väga täpse parametriseerimisega, minu teada need 3 parameetrit on antud ainult 1 või 2 tüvenumbriga, midagi stiilis 0,4 ja 0,38, midagi umbes sellist. Et tegelikult seda annaks isegi sealt natuke ilmselt täpsemaks timmida, aga seda ei ole tehtud. Ja Becke kolmas nii-öelda või Becke kolme parameetriline funktsionaal on siis väga levinud või on vähemalt seda veel hiljuti olnud. Et seda on arutatud, et kas see meetod selles mõttes üldsegi on nii-öelda päris korrektselt nii-öelda tõeline DFT või on siin oma empiiriline faktor sees, et ta sobitas selle nii, et saaks häid tekke entalpiaid arvutada. Aga nii või teisiti populaarseks tema sai. Igaks juhuks hoiatuseks, et metalliühenditega on dokumenteeritud palju probleeme sellel funktsionaalil ja Bernd Hess omal ajal näiteks töötas välja alternatiivse parametrisatsiooni need samad 3 arvu, aga teiste väärtustega.
aga see on võib-olla hetkel lihtsalt teile kõrva taha panna. Metalliühendeid me siin selles töös või sellest aines ei arvuta. Nii, ja siis B3 lüpp on olnud ja on kohati siiamaani populaarsem funktsionaal. Ja võib-olla järgmine, mis siin suhteliselt sellise ka võib-olla veidike lühema, aga küllaltki suure tähelennu tegi, on siis sellise 3 nimega seotud Purdue, Berkeley ja mis ta on, Ernst-Zevhoff, PBE0. Siin on selle nimetustega on ka mingi väike segadus. Teine nimetus, mida täpselt sama või väga sarnane funktsionaali kasutatakse, on PBE1, PBE. Et ilmselt on mõlemal nimetusel mingid põhjused. Ma ei ole jälle nendesse nüanssidesse süvenenud. Aga selle, siin on mul poolitusviga, ma märkan. Puudumist on valesti poolitunud. See on inglise poolituse algoritmid on tal peal. TFT 2410. Et siis sellel on see eelis, et erinevalt siis PEC-3-st temas ei ole empiirilisi parameetreid. Et ta on täiesti nii-öelda teoreetiliselt tuletatud ja ta annab umbes sama täpse tulemuse kui B3 lüpp, aga on siis näidatud, et just väävli, fosfori ja mõningate muude selliste raskemate aatomite juures annab ta isegi paremaid tulemusi. Ja kohati on B3 lüpiga mingisugust ootamatut halba käitumist ette heidetud. Et ta on nagu selline stabiilsem ja parem funktsionaal. Nüüd samuti kusagil 2000. aastate algusest selline mees nagu Donald Trular ja tema väga suur uurimisgrupp. Ma arvan, et Trular on üks neid kvantkeemikuid, kes võib-olla vääriks Nobeli preemiat. Neid on mitmeid tegelikult. Tema siis, ta on erinevaid asju teinud, ka siin solvendimudeleid välja töötanud ja mida veel, nemad on, ütleme nii, et sealt on tulnud funktsionaale nagu vändast saelaudu. Nad kõik hakkavad M-tähega sõnast Minnesota, nad töötavad Ameerikas Minnesota osariigis. Ja siin ma olen loetlenud 4 tükki, aga ma pakun, et on neid 10 välja pakutud erinevaid funktsionaale. Ja need on kõik jällegi tugevalt parametriseeritud. Ehk siis need ei toetu fundamentaalfüüsikale, vaid pigemini siis reaalsete ainete omadustele. Ja see on nüüd selline nii hea kui halb. Eks ju, nad püüavad, nende eesmärk on saada midagi, mis oleks keemias hästi täpselt kasutatav. Ja selle tõttu siis nad topivad ise palju parameetreid. Selgelt siis B3 lüpist täpsemad funktsionaalid, aga samas on palju kriitikuid, kes ütlevad, et me iial ei tea, kus kohast nende parametriseeritud mudeli rakenduspiir otsa saab. Kus tuleb see koht, kus tal saab mingi uus süsteem tuleb vastu, mida parametriseerimisel ei kasutatud ja isegi teeb mingi totaalse jama. Tundub, et M06, üks varasemaid, mis nad välja töötasid, see on aastaarv siin taga, eks ju, 2005, 2006, 2012 ja nii edasi. Et tundub, et millegipärast M06 võib-olla seepärast, et ta sai omale populaarseks ja on püütud ka hoida mingit järjekindlust võib-olla arvutamisel. Siin on mul Wikipedia artikli link ka, te võite sealt vaadata ja võib-olla ka tulevikus, kui nad on jällegi uusi variante välja pakkunud, et mis neil parasjagu see kõige parem on. Et nagu ma ütlen, neid tuleb iga aasta või paari tagant mõni funktsionaal välja ja üha paremaks muidugi lähevad. Seda ei saa mitte eitada. Et tuntakse siis neid üldiselt mingisuguse funktsionaalide grupina. Nüüd väikse siis kõrvale põige dispersiooniefektid. See on sellised siis kaugemad elektronite korrelatsiooni mõjud, mis siis näiteks kirjeldavad meil molekulide vahelisi tõmbumisi, tõukumisi, Van der Waalsid ja nii edasi.
on olemuselt elektronide korrelatsiooni efektid ja tiheduse funktsionaalide teoorias korrelatsiooni energia on lokaalne nähtus. Ta tuleneb elektroni tihedusest ja selle gradiendist antud punktis ja ta ei sõltu sellest, mis toimub näiteks naabermolekulis. Sellepärast, et kogu see teooria on mingil mõttes, ta on lokaalne, ta arvestab ainult seda, mis antud punktis toimub. Ja seda on peetud siis ütleme, mis siin on PP86, P3 lüpp, varasemalt Minnesota funktsionaalid, nende puhul nii-öelda oluliseks puuduseks. Ja selleks, et korrektselt arvutada dispersiooni efekte või molekulide vahelisi mõjusid, tuleks kasutada siis lainefunktsiooni teooriat, MP2, Kaplan-Klastrit või midagi muud sellest reast, mida me eelmises peatükis käsitlesime. Ja tegelikult ega sellele päris ilusat lahendust ei olegi. Nimelt on siis töötatud välja, ennekõike Stefan Grimme on selline teadlane, kes on sellele väga palju pühendanud oma aega ja oma grupi vaeva. Niinimetatud dispersioonkorrektsioonid. Need siis tihti pannakse funktsionaalile sappama, tead, on olemas näiteks B3 lüpp D3. Ma olen näinud näiteks niisugust funktsionaali. Ja jällegi, see on sees numbrilised parameetrid, et nendel on oma kriitika, mis probleemid nendega on. Aga need dispersioonkorrektsioonid on siis tänapäeval üha levinumad, eriti kui on vaja arvutada suuri molekule, eriti kui on vaja arvutada molekulide vahelisi toimeid. Teine oluline asi, millele on juhitud tähelepanu praktiliselt selle DFT algusest peale, on see, et on suhteliselt lihtne või võib-olla keskmiselt lihtne näidata, et need funktsionaalid peavad vastama mingitele matemaatilistele kriteeriumitele. No osad on riias, et peavad saama lõpmatuses nulliks näiteks, eks ju. Natukene keerukam, ta peab andma vesinikuaatomile õige energia. Seda on võimalik Schrödingeri võrrandit saab analüütiliselt lahendada, eks ju, ta peab andma sama energia, mis Schrödingeri võrrand. Ja nii edasi. Enamik on matemaatiliselt tunduvalt keerukama formuleeringuga, ma ei hakanud neist ära tooma. Ja juba siis siin eelmise sajandi lõpu aegadel ma kuulsin mõnda ettekannet, kus sellest oli arutletud, et enamikku nendest kriteeriumitest tolle aja funktsionaalid ei rahuldanud. Selle vaatamata P3 lüpp minu teada enamikke neist CP10 ei vasta nendele. Töötab sellele vaatamata. Nii et võib ka öelda, et milleks, aga siiski. 2003 siis pärineb esimene funktsionaal sellistelt autoritelt, näete jällegi autori nimede järgi, on see funktsionaal oma nime saanud, kus siis see on küll funktsionaal, mis on parameetrid sees, ta on parametriseeritud funktsionaal, aga mitte keemiliste omaduste pealt, vaid just nimelt selleks, et neid füüsikalisi ja matemaatilisi piiranguid rahuldada. Et selline lähenemine, et püüame nüüd teha asja, mis vähemalt ei ole otseselt füüsikaga ja matemaatikaga vastuolus. Nii uskumatu kui see ka ei ole, siiamaani kõik sellised funktsionaalid olid. Kuigi selle parametriseerimisel ei kasutatud keemiliste ainete omadusi, osutus see üllatavalt täpseks, nii et TPSS kasutatakse ka praegusel ajal üsna edukalt, kuigi päris kõiki neid kriteeriumeid ta ei rahulda. Neil on paar tükki, millega on probleeme. Ja nüüd midagi juba suhteliselt värsket 6 aasta eest 2015, siis funktsionaal nimega SCAN, mis muideks ei olegi autorite nimed, kuigi Eestiga ta hakkab. Ma ei mäleta, mis sõnadest nad selle lühendi kokku panid. Mille pange tähele, üks nimi kogu aeg kordus, see on Purdue. Tema on ka, ütleme, Becke ja Truulari kõrval üks DFT suur nimesid kindlasti.
Scan funktsionaal siis rahuldab kõiki 17 nõuet ja veel lisaks mõningaid täiendavaid piiranguid. Lisaldab ainult ühte numbrilist parameetrit. Et selles mõttes suurepärane saavutus nii-öelda teooria seisukohalt ja ime on B-st ja B-ga hoopis täpsem. Et kui ikkagi korralikult asja teha ja füüsikalistele matemaatilistele nõuetele täielik tähelepanu pöörata, siis saadakse ka korralik tulemus. Aga ilmselt selle taga olnud matemaatiline tuletuskäik, ma ei ole seda funktsionaali kujuga näinud. No mul kunagi isegi ekraanid olnud, aga ma ei ole nagu süvenenud temas, selles mõttes näinud ei ole. Et see on küllaltki suur saavutus, ma ütleks. Nii, ja kolmas aspekt, mis meil siin olid, meil olid dispersiooni efektid, meil olid matemaatilis-füüsikalised kaalutlused ja siis on meil nii-öelda kaugmõjud. Veel kord siis on seesama asi, et funktsionaalid on olemuselt lokaalsed. Nüüd me räägime vahetusfunktsionaalist. Vahetusenergiast see kipub samamoodi liiga kiiresti vähenema. Ja näiteks juba ergastuste kirjeldamisel ergastub meil elektron tuumast liiga kaugele ja tekivad probleemid. Ja kuigi võib mõelda, et seda meil nii-öelda igapäevaselt võib-olla keemias ei esine, aga see on osutunud üllatuslikult kasulikus ka nii-öelda tavaliste süsteemide arvutustäpsusele. Ja siis on Becke 97. aasta funktsionaalile lisatud üks lisaliige või mitmed isegi, mida siis on selle väikse oomegaga hakatud tähistama, et siis vahetusfunktsionaal 2009. aastast siis ametlikult Chai ja Heath Gordon on ka üks nimi, ja tasub meelde jätta selles kontekstis, on siis need omega B97 baseeruvad funktsionaalid. Ja 3 aastat tagasi, nüüd juba 4 aastat tagasi, seesama Heath Gordoni grupp tegi ühe fantastilisest mahuka töö ära. Nad katsetasid üle 200 funktsionaali ja need oli üle 1000 molekuli, erinevad siis nii-öelda aspektid, millist suurust, milline funktsionaal kõige paremini suudab arvutada. See viide mul tuleb ka muideks siin järgmistest slaididest. Tikke, mida tasub lugeda, äkki ma isegi panin muudisse tema viite või ei pannud, ma ei mäleta, vist ei pannud, aga ta on selle sama slaidi seeria lõpus siin ka olemas. Siin on mõned näited sellistest funktsionaalidest, mis sageli erinevatest aspektidest kõige paremast küljest ennast näitasid. Omega B97MV ja Omega B97XV. Mõlemad siis sisaldavad nii neid kaugmõjusid kui ka dispersioonkorrektsiooni vist. Päris kindel ei ole, igal juhul Omega XD sisaldab ka dispersiooni ja see on meil ka Gaussiani lühekas olemas. Minu teada need ülejäänud MV ja XV on uuemad kui 2009. aasta. Et võib-olla on Gaussiani 16. Ma seda täpselt peast praegu öelda ei oska. Et sellest grupist tuleb ka funktsionaale päris mitmeid on tulnud läbi aastate, et seda seeriat nii-öelda tasub ka silmas pidada. Nii, et see on enam-vähem see koht, kuhu see areng on praeguseks jõudnud. Omega B97XD me kasutame praegu ka oma teadusgrupis ja panin ta nüüd see aasta esimest korda sisse ka ainetöödesse. Et nii mõneski ainetöös vaatame, proovime, kuidas tuleb. Mul on varasemalt aastat analoogset tööd olnud B3 lüpiga, et saame võrrelda selle aasta tulemusi ja vaadata, kuidas moodi nad võrdlust välja kannatavad. Läheme mõne minuti üle, ma tahan siiski, et enne ainetööga asumisse lõppu teada saaksite. Praktiline arvutamine käib umbes samamoodi nagu ArtiFoci oma, tuleb siis nimetada ikkagi meetod, funktsionaal ja baasikomplekt. Meil on veel selline teema nagu numbrilise integreerimise võre, mida muide ka Gaussian kusagil seal nurka taga kasutab. Aga üldiselt põhimõtteliselt tuleb sellest kohast seda usaldada. Me oma teisest tarkvarast turbomoolist vahel mängime selle võre parameetritega ka.
Mida veel? DFT on olemuslikult põhioleku teooria, et ergastatud olekute jaoks teda ei tohiks kasutada, kui praktikas seda tehakse ja üsna edukalt. Ja on olemas terve selline asi, mida nimetatakse ajast sõltuv DFT, DFT, mida siis spektrite arvutusel ka kasutatakse, mainime selle lühendi ära, sest seda võib teil ette tulla tulevikus. Nii, DFT on variatsiooniline tiheduse suhtes, ehk siis mida paremini me oma elektrontihedust kirjeldame, seda madalama energia me saame, aga ei ole seda funktsionaali valiku suhtes. Nii et kui meil P-lüpp näiteks mingi molekul ja annab madalama energia kui M06, siis see ei tähenda, et P-lüpp oleks parem kui M06. Et funktsionaali valiku suhtes ei ole DFT variatsiooniline ja neid erinevate funktsionaalidega energiat omavahel võrrelda ei tohi. Enamasti siis hinnatakse seda võrdlusel täpsemate või eksperimendi andmetega. Ja muidugi, kuna enamik funktsionaale tänapäeval sisaldavad empiirilisi parameetreid, siis on kasulik teada, kus teda võib kasutada ja kus on see asi kahtlasem. Nii, mõned praktilised soovitused. Et siis P3-lüpp oli ja on populaarne, et seda keegi veel otseselt ei ütle. Ütleme, STO3G Harti-Fock ei ole kindlasti publitseeritav tänapäeval. Aga P3-lüpp ja 631G2 tärniga võib-olla veidikene vaadatakse juba kahtlustavalt, aga on kindlasti tänase päevani kasutusel. Viimastel aastatel konverentsidel tundub, et P3-lüpp on saanud natukene sellise peksupoisi staatuse, kui sa ei paku välja sellest täpsemat funktsionaali, siis sul ei ole üldiselt funktsionaalide väljatöötajate sekka asja. Et ta on muutunud selliseks nagu miinimum või ütleme algkõrguseks, mida on vaja igal juhul ületada. Et siin tõsiselt võetaks, kui sa tegeled uute funktsionaalide väljatöötamisega. Aga siis sellele vaatamata ta püsis väga pikka aega selles mastaabis, mingi üle 10 aasta sellise kindla liidrina. Nüüd uut kindlat liidrit kahjuks ei ole praegult. BB0 on meil siin kohati, need samad omega B97 erinevate siis korrelatsioonifunktsionaalidega. Minnesotad omad on päris populaarsed M06, M12 ja see on nüüd nii ja naa, et selle koha peal sellist päris selget liidrit nagu P3-lüpp oli siin ütleme 10 või veidi rohkem aastat tagasi, praegult kahjuks ei ole. Mis tõttu tihti ka eri gruppide teadustöid on veidike raskem võrrelda. Et vaatame, mis siin edasi toimub. Et seda kirjandust, kui te edaspidi võib-olla juba ise midagi arvutate, siis tasub kindlasti vaadata uuemat kirjandust, mida on kasutatud ja omakorda siis vaadata mingeid ülevaateartikleid, kus neid kõrvutatakse oma vahel. Sihukesi asju on hästi palju, et võrreldakse mingi konkreetses kontekstis erinevaid funktsionaale. Ja kõige lõpuks seesama siis Heath-Gordoni grupi ülevaade koos oma DOI-ga või siit copy ja paste teha. Ta vist ei olnud vabalt ligipääsetav, kui ma õigesti mäletan, et ta on vist ainult ülikooli võrgust. Aga pikk artikkel, näete, vaadake neid lehekülgi, ta on siis üle 50 lehekülje pikk. Väga põhjalik, värviliste tabelitega illustreeritud. Ja sealt saab vaadata siis, millist funktsionaali võiks kasutada erinevat sorti ülesannete lahendamisel. Ma arvan, et veel mitu aastat seda mahupoest keegi ei ületa, lihtsalt võib-olla tuleb uusi funktsionaale juurde, mida seal tabelites ei ole.